Alustuseks ma tahaksin tänada konverentsi korraldajaid, sest see teema sõnastus Muhu maailma pärimus on niivõrd kena. Ja ma ise käisin tänavu suvel Peipsi ääres ja kodus siis Muhus võtsin vastu külalisi Soomaalt ja mõlemal puhul ma tajusin, et on jah teistmoodi vist nende meelest meie elamine, kui me ise arvame. Sellepärast, et minu meelest me elame Muhus täpselt samasugust elu nagu mujal Eestis. Et meie elanikud suur osa käib igapäevaselt tööl, töötatakse koha peal, käivad naabersaarel, käivad mandril, käivad välismaal. Riietus on samasugune nagu läbisõitjatel või külalistel. Toitu ostetakse ise kasvatamise asemel ikka poest ja Peipsi ääres küsiti mu käest, et mis te sööte. No, ma ei saa öelda, et me sööme iga päev hapurokka ja õllesuppi. Et muhulastel on niisugune kena ütlemine küll, et hirmus kena. No, ma ise ütleks hapuroka kohta kena, õllesupi kohta hirmus. Vabandust kõigi õllesupi sõprade ees. Aga üks asi, mille üle kohalikud on uhked, on oma riietus, oma saar ja selle vaimsus. Veel tänapäevani on muhulaste kodudes säilinud kirstudes sajandi vanuseid ja vanemaid rõivaesemeid. Üldiselt hoitakse neid hoolega ja näidatakse võõrastele ikka suure palumise peale. Kui nüüd igapäevaselt rahvariiet enam Muhus ei kanta, siis kui inimesed kokku tulevad niisugused kogukondlikud üritused ja pidulikul puhul, et siis on näha täiskomplekte ja üksikuid rõivaesemeid ka inimeste seljas. Ja ma pean nüüd lisaks ütlema, et ma ei ole pannud piltide allikaid kirja. Siin on näha, et see on Kalmer Saare pilt. Meil on kohalik hästi tore fotograaf, kes alati teeb hästi palju niisuguseid pilte. Et osa pilte on tema fotokogust ja osa on siis kohaliku ajalehe omast, osa minu enda omad ja osa on ka seotud minu kunagise lõputööga, kus on Enelin Pedaku fotod. Nii. Täiskomplektid ja üksikesemed siis on kogukondlikel üritustel. Üldiselt on meil ka niisuguseks traditsiooniks saanud, et lasteaia lõpetamisel lastele antakse lasteaia poolt selga rahvarõivakomplektid. Et väga suure panuse selleks andsid mõned aastad tagasi meie kohaliku käsitööseltsi liikmed, kes siis õmblesid valmis juba aastaid varem tikitud särgilapid ja õmblesid valmis ka siilikud. Ja igal aastal siis augusti lõpus tuleb kohaliku põhikooli juhtkonnalt üleskutse lastele, et nad tuleksid kooli rahvariietes või siis rahvuslikes riietes. Nüüd on siin lasteaialapsed niisugused siin ees istumas. Ja see on põhikooli 1. septembri pilt. Ja nüüd viimased vist 3 aastat on igal kevadel ja sügisel on Muhus sündinud laste nimepanemise puhul. Lapsed saavad kingituseks niisugused pisikesed esimesed pätid. Tikitud pätid. Ajaloost on teada, et suulise laulu ja jututraditsiooni ja muude vanade tavade kõrval säilis Muhus rahvarõivaste kandmine isegi kuni möödunud sajandi 30. aastateni. Rõivaste värvid ja mustrid on kujunenud Eestis rahvakunsti kõige eredateks näideteks. Muhulaste laulu- ja tantsukollektiivid on alati aktiivselt osalenud nii kohalikel, maakondlikel kui üle-eestilistel laulu- ja tantsupidudel. Ja siis, kui mina veel Muhu koolis käisin, see oli möödunud sajandi 80. aastatel, et siis tõepoolest olid kasutusel kirstudest võetud rõivad. Särgi võib-olla sai uue, aga ülejäänud kõik ikka see, mis varem saada oli. Üks 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest pärit muhuraise rõivakomplekti kuulunud ese on varrastel kootud ühevärviline silmkoeline kampsun nipiga vatt. See on nüüd kõige traditsioonilisem vatt, mis üldse minu meelest olla saab.
ja see vatt on ka tänapäeval Muhu naiste esinemiskostüümide oluline osa. Aga nüüd uued esemed on valmistatud juba kunagise rahvakunstikoondise Uku poolt toodetud mudelite põhjal. Aga samas naised ei pulga ära ka tavaskasutust. Nad kaunistavad ka teise ringi poest ostetud musta värvi kampsunid vanade eeskujul, et visuaalne sarnasus on olemas. Ühelt poolt on põhjus see, et meil ei ole tänapäeval enam kedagi, kes käsitsi vatte kooks. Aga teine põhjus on nendel ka puht praktiline. Esinemisrõivas peab olema kergesti hooldatav ja sellega ei tohi olla palav. Minu isiklik arvamus on esinemiskostüümide puhul just see, et kui tantsukollektiivile esitatakse nõuded, et rühm peab välja nägema ühtne, nagu see oleks ikka vormi või töörõivas, siis neil, kel kirstus on olemas vana riie, et tal polegi nagu põhjust seda niisugusel puhul välja võtta. Või et kui ta ise tahaks teha, no siis ta peab ikkagi, no ta ei saa teha seda päris niisugust, nagu tema on mõelnud, mida ta tahaks, et ta peab tegema ikka sellise, nagu sinna sellesse kollektiivi siis sobib. Aga nüüd lähemalt vaadates, kui nad teevad omale, siis see iseteadvus lööb ikka välja, et kui põlled naistel eest ära võtta, siis on kõik ühesugused, pane põlled ette, iga ühe põll on isemoodi. Et need on niisugused väiksed nipid, mis ikkagi siis nüüd tekitatakse see, et ikka teen ikka siukse küll, nagu tahan. Üldiselt on rahvariided hinnalised ja kasvavatele lastele jäävad lapsed kasvavad irutta välja, et riided jäävad kiiresti väikseks. Ja tänapäeval peetakse seda investeeringut ühekordsena liiga suureks väljaminekuks. Ja üks suur abi on nüüd teine Muhu käsitöönaiste selts, Muhu Ellamaa Maanaiste selts, kes viimastel aastatel projektide abiga ja siis missioonitundega käsitööliste toel on asunud tekitama selliseid komplekte, mida võiks välja laenata. Aastatel 2010–2014 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õppides tegin mina oma seminari ja lõputöö just Muhu naise vattidest. Üheks eesmärgiks oli siis sel hetkel puhttehnoloogiline, et kuidas on lõiked, kuidas on kaunistused, missugused võtted on, missugused materjalid. Aga teine eesmärk oli selgitada välja see pärimuslik pool, et mis puhul neid vatte kanti, kes need tegijad olid. Ja ma lülitasin töösse sisse ka kodudest, kirstudes olevat vatid, tahtsin lülitada sisse, et see oli esimene arglik katse nüüd analüüsida neid koduseid vatte ka, et kui palju siis kohalik inimene ise mäletab oma kirstus olevast esemest. Kas tal on sellega mingi seos või lihtsalt on. Kõigepealt tuli siis uurida kirjandust, ikka see silmadega ja vaatamise teema. Et huvitav oligi see, et ühe esemena on ta nimetatud uurijate poolt, aga täpsemad andmed kirjanduses täiesti puudusid. Melania Kaarma ja Aino Voolmaa Eesti rahvarõivastes on märgitud, et kampsun kudunes koduses Muhu naise rahvarõivastes alles 19. sajandi lõpus silmkoelisena. Ja Ilmari Manninen ütleb, et kampsuneid pole Muhust ühtegi eksemplari. Andmedki piirduvad vaid kruuse pildiga, mis osutab sellele, et omal ajal Muhus kampsun siiski eksisteeris. ERMi etnograafiline arhiiv annab üksikuid viiteid kogujate kirja pandust selle kohta, et kampsun on olnud kingitus ämmale, pulmadeks. Mõned jutustajad on neid oma noorpõlves kandnud ja kantakse praegu ka veel. Ja Kirjandusmuuseumi kogu andmete põhjal kandsid Nooriku kirkus käijad suvel vammust, mille all oli vatt, siilik ja paprega põll. Need on siis need andmed, mida mul õnnestus leida väljast poolt Muhu. Muhu oma kohaliku muuseumi teaduri Ago Rullingu poolt välja antud raamat Muhumaa kohta. Seal on öeldud, et 1881. aastaks tõusis Muhus rahvaarv 5428 inimeseni. Praegu on Muhus, heal juhul on 2000. Ja siis sel ajal suurenes 19. sajandi viimaseks 10 suurenes rahvaarv veelgi.
On ka teada, et sel ajal elanikkonna struktuuris toimus naiste osakaalu tõus. Nii et ääretult üllatav on, et muuseumi kogudesse on selle aja inimeste hulgaga võrreldes neid vatte korjatud uskumatult vähe, et muuseumitest, ma täpselt arvu nüüd enam ei mäleta, aga 30 natuke peale oli Eesti muuseumites vatte. Meil on ka oma pagulaskirjanik, Kanadasse emigreerunud Raisa Kõvamees, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid oma ema räägitud noorpõlve mälestuste põhjal. Ajaliselt peaks see periood kajastama siis enne nimetatud Kaarma Voolmaa raamatus nimetatud perioodi. Tema raamatus Kahe väina vahel on mööda minnes märgitud, kuidas pulmade ettevalmistuse käigus kulub nii palju villu villvattideks, vööpaelteks, sõbadeks, seelikuteks ja sukkadeks kinnasteks, et täisvillase vammuse kanga kudumise jaoks enam ei jätku. Ja kuidas seni üsna nägematuks jäänud väike tööriist, heegelduskook nimelt, aitab niblata pitse särgikraedele ja naiste villvati rindadele. Esimesest lausest pole öeldud, kas on naiste või meeste villvattideks, milleks seda villu kulub. See teine ütleb siis, et on naiste villvatid kindlasti olnud. Ja tema teises raamatus Tütarlaps kaugelt neemelt on edasi antud eelkooliealise tüdruku kiitlemine enne kirikusõitu. Vaata mu villvatti, näe, vink ja pobipaelad rindas. Riina tõi jõuluks. See tähendab, et vati sai kandmiseks ka üsna noor tütarlaps ja sai kingituseks. Siin on siis perepilt, kus on abielunaise oma ja üks väike detail ühest suuremast. Sama tütarlapse reelis käimise riiete kirjelduses on teiste kõrval öeldu, et haneriste kudus valged sukad ning villvati, mitte musta, vaid punase. Punased nupilised olid uus mood, ainult uhkemad kandsid neid. Ka maksis punane värv rohkem kui must. Siit ma tekitasin siis enda jaoks seose eelpool nimetatud Nooriku kirkus käijate riietusega. Nüüd Muhu kodudest ma leidsin kokku 8 vatti. Ka see oli üllatust tekitav asjaolu. Sest kirstuvarana säilinud siilikuid ja sukki ja särke on muhulaste kodudes ikka rohkesti. Erakätes olevatest vattidest on siis mõned on kasutusel praegu, osa neist on nagu niimoodi kodumuuseumites ja need, mida igapäevaselt kantakse, et nendel olid tehtud ikka väikesed muudatused, võib-olla siis vahetatud välja mõned kulunud osad või siis kandjale suurus parajamaks tehtud. Ja kogu see muutiski mu jaoks selle vati teema nii huvitavaks, et materjali nagu pole, samas vatte on, suuline pärimus on olemas. Ja isegi tänapäeval, nüüd kui ta on tehnoloogiliselt ja kaunistuste poolest ka hoopis erinev kui sellest, mis vanasti oli, Muhu vatt ikka olemas. Mina tegin siis oma uurimusele põhinedes kollektsiooni. Siin on need vanemad veel nüüd Nooriku kirkus käijate vanused preilid siin, kõik ühesugused. Teine veel. Minul valmis kollektsioon, millega naise eluringis võiks tähistada ühe perioodi lõppu ja teise algust. Et kuigi neid üleminekuriitusi tänapäeval nii väga enam ei tähistata, siis nad ikkagi justkui on olemas. Ja tähised, mida mina leidsin oluliseks pidada, on abiellumine, lapse sündimine, tema kooliminek ja kooli lõpetamine. Need on siis need niisugused asjad, mida Muhu konteksti ma nagu oskasin paigutada. Ja siis ma kavandasingi vatid pruudile, ämmale, beebile, kooliminejale ja kooli lõpetamisele. Ja kui ma siis nüüd ajatelge pidi tänapäeva poole ikkagi tahtsin tulla, et siis minu vatid pidid haneriste kootu eeskujul ka saama värvilised. Nüüd tõdemus, et siis kui ema on oma tütre mehele pannud, et siis selles ülejäänud elus tema jaoks justkui niisugused olulisi sündmusi enam ei olegi, mida vatiga võiks tähistada. Aga samas on siis juba vanus selline, et
et võib teistele rääkida, kuidas tehti asju tema noorpõlves, kes ütleb seda, et no mis pidi see Muhu naise väike Tanu ikka õiget pidi peas peab käima, kui pikk peab olema siilik ja sellele seotav põll peale ja kes oskab ikkagi ütelda ka seda, kuidas heegeldada neid peeneid pitse, mis kõiki riideid siis kaunistavad. Sellepärast kavandasin ma ka oma lõputöös ühe musta vati. Nüüd kõige viimaseks Muhu naised on teadlikult valmistunud ka eluringi kokku sõlmivaks sündmuseks. Nad on varakult valinud välja ja valmis pannud need rõivad, millega minna oma viimasele teekonnale. Need on alati olnud ilusti pakitud riidekapis või kirstus ja nende koht on järeltulijatele teada antud. Ka mina kavandasin sellesse pakki oma vati ja nüüd mul mõeldes selle osa peale just, et siis mul on jälle küsimus, et võib-olla need vatte ka sellepärast nii vähe säilinud, et need olidki osaks viimase teekonna riietusest. Need 2 viimati nimetatud vatti jäid mul päriselt valmis tegemata, et ühelt poolt oli sel ajal põhjuseks ajapuudus, teiselt poolt võib-olla siis ei olnudki õige aeg neil valmis saada. Nüüd on aeg nii kaugele jõudnud, et ma olen jõudnud musta vati valmis tegemiseni ja ma tahan seda teha nüüd päris niimoodi traditsioonilisel moel ja käsitsi varastel valmis kududa, et kui need varasemad olid suures osas nagu kehaosad masinal kootud, et kiiremini saaks, et pisukesed niisugused detailid tegin käsitsi, et siis nüüd tuleb algusest lõpuni teha käsitsi kududa valmis. Aga samal ajal on nüüd mul vaja enda jaoks ka selgeks mõelda, et kuidas ma nüüd seda kaunistan. Et kas ma panen kangast ja natuke pitsi ja paela või siis selle kangale teen lilltikandi või masintikandi või teen ristpiste ja neid varrukaotsi on nii palju erinevaid, et ma justkui ei saaks ka öelda, et neid on nagu häbematult vähe säilinud, sest tegelikult selles kogumis, mis on järgi jäänud, kõik need variandid on esindatud. Neid ei ole nagu, ma ei pea ühtegi nagu varianti välja mõtlema selle jaoks, et teha. Ja teisest küljest mu enda jaoks on vaja nüüd esitada jälle küsimus, et kui ma selle vati teen ja see minu jaoks niisugust traditsiooni kannab, kas ma oskan näiteks vastata pärast ka küsimustele, kui keegi küsib minu käest niisuguse traditsioonide kohta ja kas mul on õigus seda teha. Muhus on praegu 52 küla ja kui need muuseumikogude vatid võtta nende legendide järgi ja jaotada uuesti oma kodudesse laiali, et ka see saab tekitada jälle küsimusi, et mis see põhjus oli nendel inimestel, kui nad olid nõus oma selle ilusa riideeseme ära andma või müüma? Kas ta oli piisavalt varakas, et ta oli võimalus seda anda? Või oli ta hoopis nii vaene, et see saadav raha oli olulisem sel hetkel? Kas see pere, kust see vatt anti muuseumisse? Kas see oli ainuke? Või jäi neid sinna veel? Kas olid uhkemad, mis ära anti? Või olid need just viletsamad, mis ära anti? Kas seal samas naabriperes oli veel ka mõni ja siis, kui ta kuulis, et tal sõbranna andis oma ära, mis ta üldse arvas sellest? Kuidas ta nagu tundis ennast sel hetkel? Ja nüüd, kui mul aastal 2020 tuleks Muhusse niisugune korjering ja siis otsiks välja need inimesed, kes on nagu omale teinud rahvariided ja küsiks äraandmise kohta, et mis see tulemus siis praegu oleks? Et on ju inimesi, kes teevad praegu müügiks, aga need, kes päris endale teevad, et kas oleks ka põhjust siis anda ära või müüa? Või siis, kui fotograaf tuleks Johannes Pääsukas eeskujul ja tahaks pildistada peresid siis nagu töö tegemise juures ja söögilaua taga ja kas me saaksime üldse niisugused komplektid kokku ja kuidas need inimesed, kes siis niimoodi poseerivad fotograafile, kuidas nad ennast sel hetkel ka tunneksid? Et neid küsimusi tekib just siis, kui võtad kätte selle käsitsi kudumise, see on niisugune aeganõudev, aga samas mitte nii palju tähelepanu nõudev, et sul on aega nagu mõtelda ja mõtiskleda kõikide niisuguste asjade üle ja siis ongi niisugune tunne, et see saar on nagu nii pisike,
aga samas ta on nii suur ka kõigi oma mälestuste ja küsimuste ja inimestega. Ja need inimesed, kes on teinud neid asju, need on tekitanud nagu niisuguse käsitöölise turvavõrgu sinna koha peale. Et see on ka koht, kus tuleb neile tänulik olla selle eest, et on olemas. Aitäh! Nii, meil on veel aega mõneks küsimuseks. Kas on küsimusi? Ma tahan küsida sellist asja, et kas sinul on endal ka olemas üks kirstutäis pärandvara ja kui sul see on, siis mis on sealt kõige tähtsam või sinu südamele kõige ilusam asi? Ja ma mõtlesin selle peale, ma ei jõudnud seda siia teksti pärast enam sisse panna, et no minu päritavus on üldse selles mõttes küsitav, et muhulastel on hästi tähtis, et on muhulased. Mina olen pooleldi saarlane, sest mu ema on saarlane ja see tuleb hästi ära märkida, et olla korrektne. Ja teine asi on see, et ma olin kogu aeg nagu teadnud, et minu vanaema oli poega seotud, kauplusega seotud ja nende rõivastes oli niimoodi, et no ei olnud seda pärandvara nii väga ja mul oli kogu aeg niisugune kergelt kade tunne, et vaat on niisuguseid peresid, kus on ja mul pole. Aga nüüd tänavu suvel mu vend hakkas koristama oma seda pere aita, kus minu vanaema pärit oli. Ja täitsa üllatus, sealt tuli välja. Ikka hulgaliselt niisuguseid asju, vatt ei olnud. Aga te võite arvata, kui hea meil mul selle üle tegelikult oli. Et ma olen ikka üliõnnelik praegu, et mul on ka nüüd mingisugused oma niisugused esemed, mis on nagu minu oma suguvõsast pärit ja mille järgi ma võin nüüd edasi teha oma asju, et ma ei pea minema muuseumisse otsima.